Aitäh, Anvar! Anvar rääkis väga mõistlikku juttu. Tundub, et ettevõtte sees on asjad korras. Ma ei ole kindel, kui hästi riik panustab. Ma vaatan, sa oled siia kella pannud. Minu kell näitab 10:45, see on 10:08. Et see ongi siis see reaalne aeg või? Et miks meil asjad niimoodi viltu on? See on see aeg, mis parasjagu oli alguses planeeritud ja vot näed, asjad lähevad ikka nii, et see, mis sa planeerid, see alati ei lähe täpselt nii, nagu sa planeerid. Aga selle jaoks me peame olema paindlikud ja kohanema muutustega. Reaalaja majandus. See sõna on väga ilus, aga ma käisin siin ühe Prantsuse suurkontserniga lõunal. Võib-olla investeerivad Eestisse, võib-olla investeeri. Kõik läks hästi, aga mis mind üllatas, et siis tuli lõpuks see arve. On mul taskus, niisugusel kujul. Ma lähen siis ministeeriumisse, siis kõigepealt teen sellest pildi saadan arvutisse, sisestan endal sinna dokumendihaldussüsteemi, teen kuluaruande. Mul võttis see 5 minutit, aga täna ju AI möllab ja isesõitvad autod on tänaval, et miks ma seda ikka veel tegema pean? Jah, võib-olla siin kasutan võimalust ja ütlen ka, et tere hommikust kõigile, kallid külalised. See jäi meil tegemata. Aga Ahti, sa oled väga kriitiline täna. Et me oleme ju ikkagi reaalajamajanduse konverentsil, me räägime siin tulevikust, aga tegelikult ka olevikust. Ja tõsi, et reaalajamajandus ei ole kõikidesse kohtadesse veel jõudnud, nagu sa just väga hea näite tõid, aga väga paljudes kohtades on ta tegelikult täna ka juba kohal. Nii et ma saan su frustratsioonist väga hästi aru ja ma arvan, et kui ma paluksin siit saalist tõsta kätt, siis umbes 90% teist on olnud samasugused digitaalsed postiljonid ja saatnud neid tšekke ühest kohast teise viimase nädala jooksul täpselt samamoodi. Natukese tekib tunne, et me oleme maailmakuulus digiriik, aga kas me oleme vahel ka äkki digitaliseerinud bürokraatiat, mitte seda võib-olla siis kaotanud. Ja selle võib-olla hea näide on ka see, et sina küll räägid kviitungist, aga paljud asjad on digitaalsed, nad on lihtsalt PDF-is. Ja siis me arvasime, et äkki nüüd on töö tehtud. Aga miks see töö tehtud ei saa siis? IT-mehed on laisad või on siis see red tape, millest kõik ettevõtjad räägivad, see tohutu avaliku sektori bürokraatia? Ei, IT-mehed ei ole laisad. See, miks see kviitung ei jõudnud ilma sinu liigutusteta sinu ettevõtte või asutuse raamatupidamissüsteemi, põhjus on väga lihtne. Need 2 süsteemi on nagu 2 inimest, kes räägivad erinevat keelt. Nad ei oska üksteist teretada ja nad ei mõista üksteist. Aga sellepärast me oleme ka siin täna sel konverentsil, et jõuda ühise jõuga nende tulemusteni. Ja võib-olla ei olegi alati vaja kogu aeg luua uusi rakendusi või vidinaid või lahendusi, vaid pigem panna need olemasolevad siis omavahel hästi suhtlema. Et meie ettevõtjad ja ka tegelikult avaliku sektori töötajad nagu saaksid siis efektiivsemalt ja kiiremini oma asju toimetada, automaatsemalt. Okei, panna suhtlema, ühine keel. Ja et sina ei peaks olema tõlk või postimine. Just, ma olen sellega harjunud, mul võttis see 5 minutit, aga nüüd, kui me paneme siin kogu Eesti kokku, kui 10 000 inimest teeb seda, siis see on ikka päris kallis hobi riigile. Just. Me oleme tegelikult välja arvutanud, et tõepoolest kõikide nende erinevate lahenduste, millest me ka täna räägime, erinevates ettekannetes, nende siis kasutusele võtmisel me võime säästa kuni 14 miljonit töötundi aastas. Mõtle korraks, see on 7000 inimese täistööaeg. See tähendaks põhimõtteliselt seda, et me annaksime kõikidele meie siis ettevõtetele võimaluse
reedene tööpäev pooleldi vabaks teha ja seda siis igal nädalal. 7000 inimest, minust Viljandis elab enam-vähem nii palju inimesed. See tähendab siis, et täna 7000 inimest ei tee mitte midagi muud, kui ainult toksivad andmeid arvutisse. Nii on. 420, 60 000, mis numbrid need on? Bitcoin oli 10 aastat tagasi 420. Praegu ta veel 60 000 ei ole, ta on seal 80+. Aga ma saan aru, et meil on siis 420 niisugust päringut, mille me peame vastama, ja see koosneb veel kuskil 60 000 andmeväljast. Ja? Just nii. Need on need numbrid, mida me teame ja need on kindlasti ka need numbrid, millega me täna jõudselt tegeleme, et neid vähendada. Aga mis see on? See on pärand ajast, kus iga asutus ehitas oma kindlust, lossi, silotorni, kuidas me iganes seda nimetada soovime, ja tahtis oma andmeid iseenda kõhu alla. Tänaseks ma võin käsi südamel öelda, et need asjad on igal juhul juba muutumas või muutunud, et neid ja siis nende vähendamine täpselt samamoodi. Kas sa oled kuulnud sellest, mida me tegime sellel aastal tööjõuandmetega või eelmisel aastal põllumajandusandmetega? Kas sa oled kuulnud Aruandlus 3.0 projektist? Aruandlus 3.0, see on tõenäoliselt jälle üks uus portaal. Riik pani mulle kohustuse sinna sisse logida, jätta paroolid meelde. Neid paroole on niigi palju, mida meelde jätta, siis ma unustan ära, siis neid on vaja taastada. On nii, jah? Ei. Vastupidi, jahti. Aruandlus 3.0 projekt oli esimene projekt 5 aastat tagasi, millest tegelikult kogu see suur aruandluse automatiseerimise töö üldse pihta hakkas. Ja see annab meile võimaluse, vastupidi, mitte nendes portaalides käia. See muudab justkui, jah, see ei ole võib-olla kõige parem lähenemine või mõtteviis, et riik muutub nähtamatuks, aga selle koha peal ta tegelikult muutub sinu jaoks nähtamatuks ja samal ajal sa saad kontrollida seda, milliseid andmeid, kellega sa tegelikult jagad. Oota, ma pean andmeid jagama. Mul on ka mikroettevõte, nagu siin vist enamus inimestel, et see tähendab, et riik hakkab minu pangakontol tuhnima. Vaatan, palju mul raha on, mida ma seal teen, võib-olla isegi minu kolleeg või partner näeb kõiki minu toiminguid ja minu konkurente? Ei, see on nagu püsikorraldus su pangas, et sa teed püsiva otsuse, milliseid andmeid ja kellega sa oma tarkvarast välja jagad. Stiilis, palun võta need andmed automaatselt, ma ei taha nendega rohkem tegeleda, ma ei taha neid sisse toksida, tahan hoopis oma perega jalutama minna, jalgrattaga sõita, mida iganes, mis täidab su südant. No. Ja muuseas, see on loomulikult ja alati turvaline andmekanal. Eesti on kübervaldkonnas üks maailma tugevamaid igasuguste rankingute järgi. Ja sa saadad neid andmeid ainult enda loal ja me nimetame seda siis tänasel hetkel mitte Aruandlus 3.0 projektiks, vaid andmepõhiseks aruandluseks. Ja kui me räägime 420 aruandest, siis mis me oleme tänaseks ära teinud? Sellest on juba vähenenud 100 aruannet. Nii et kui keegi ütleb, et pole miskit tehtud, siis ma võin kinnitada, et väga suur töö on ära tehtud. Ja kui me räägime aruannetest, nendest 420, siis neist 150 on tegelikult kõige suurema mõjuga. Neid esitab kas üle 50 ettevõtte või seal on siis oluliselt sagedasem esitamise sagedus on tihedam. Et kui me need 150 selle uue aasta lõpuks ära teeme, siis tegelikult võib öelda, et 80-20 reegel juba hakkab toimima. 88% on päris ilus number, aga ettevõtjad ikka tegelikult ei ole rahul. Miks see ikkagi nii kaua aega võtab? Me tegelikult 10 aastat räägime juba, et kohe tuleb reaalaja majandus. Jaa, see on väga õigustatud küsimus, see on tõesti aega võtnud. Võib-olla võrdluseks tooks selle, et ma mainisin ennem, et
varasemalt ehitasid kõik asutused oma losse, kogusid oma andmeid. Ma arvan, et Maksuamet on selles mõttes väga hea näide, kuidas on võimalik väga häid asju ja ruttu ehitada. Aga kui me tahame seda teha 24 asutusega koostöös, nii et kõik need asutused, kes seda ühte andmevälja, mida ettevõtja riigile esitab, saaksid samamoodi kasutada, siis selle jaoks on vaja luua see baas, aga tähelepanu, me juba oleme loonud neid baase erinevatesse asutustesse, kõik natukene erinevat moodi ja need asjad tuleb ühtlustada. Ehk siis seal on nii legacy-süsteemide korrastamist, seal on olemasolevate aruannete standardiseerimist ja loomulikult on seal ka väga palju mõttemaailma muutmist. Et selline psühholoogiline ots käib seal alati juures, see võtab paratamatult aega. Aga ma tahan siinkohal öelda, et ma loodan, et paljud on teist kuulnud, et valitsuse kõrvale tegelikult loodi ettevõtjate nõukoda. Ja ma tahan siin selle välja tuua, et see on midagi, mis tegelikult andis väga suure jõu juurde. Et see on koostöö, see nõukoda esitas üle 800 ettepaneku, kuidas bürokraatiat vähendada. Ja mul oli suurim rõõm näha, et enamus nendest aruandluse suunas esitatud ettepanekutest olid meil tegelikult juba töös või planeerimisel. Tänu sellele, et see nõukoda need ettepanekud esile tõstis, saime me nendega veel kiiremini minema minna. Nii et see on võib-olla nagu siin märkamiseks, et selline era- ja avaliku sektori koostöö nii kõrgel tasandil lükkab päriselt selle mõttemaailma muutuse tööle oluliselt kiiremini kui see, et mina ja võib-olla keegi maksuametnik kahekesti koos mõtleme, et läheks parandaks natukene maailma. Nii et selles mõttes jah, väga-väga tore algatus. Nii. Numbrid on ilusad, matemaatika vastu ei saa loomulikult, aga tuleme ikkagi pilvede pealt tagasi päris ellu. Siin on üks Eesti autojuht Poola piiril. Ja ühesõnaga teda võeti maha, sest et vaadati dokumente, mis iganes, kas tal oli seal üks tempel puudu või paber puudu, tal on seal kogu see furgoon piimatooteid täis, riknevad, aeg kulub, ettevõtja jaoks on see kõik raha. Et kuidas sa sellele vastad? Et kuidas reaalmajandus seda lõrsis seda ikkagi päris inimest veoautojuhti aitab? No, muidugi. Aitab küll, et me ei räägi ainult aruandlusest, me ei räägi ainult e-arvetest, vaid me räägime ka erinevatest dokumentidest erinevates sektorites ja täpselt samamoodi ka transpordisektoris. Ja siin tuleb mängu seesama ECMR ehk e-veose leht või elektrooniline veose leht ja me asendame selle sama paberikausta tema käes siis tänu veoselehele tahvelarvutiga. Ja mitte ainult tahvelarvutiga, jah, see on küll järgmine vidin, mis tal käes on, aga tegelikult see muudab hästi palju, et see süsteem, mida me sinna taha loome, et kui me kujutame ette, et täna siis peetakse seda kinni, sinna läheb megalt aega, väga palju nõuab seda just nimelt paberite läbikäimist, eks ole, siis see elektrooniline veoseleht võimaldab näiteks sellist olukorda, et kui politsei või piirivalve selle auto kinni peab, ta ei küsi seda paberit, ta skaneerib kas auto registreerimisnumbri või QR-koodi ja saab üsna ruttu otse sellest samast ettevõtte süsteemidest info, kas kaup on õige, kaal on õige, maksud on makstud, roheline tuli, sõida edasi. Ja võib-olla siin tasub märkida seda, et see ei ole ainult aja kokkuhoid, vaid erinevate statistika hinnangute põhjal 8 miljardit paberlehte kulub igal aastal Euroopas just täpselt sellisteks tegevusteks siis veostes. Ja see omakorda tähendab, et kui me nüüd selle veoselehe kenasti kasutusele võtame kõik, siis me suudame kokku hoida 900 000 puud, mis jääb raiumata.
nii et väga tugev roheline jalajälg ka siinjuures ja me ei tee seda muuseas üksinda. Aga seda ma tahtsingi küsida. Et mis kasu sellest on, et meie politsei on tõesti tasemel oma nende tahvelarvutitega, et Põlvasse võime sõita, aga kuidas me Poola või Soome saame? Jaa, me just testisime seda sama süsteemi Läti piiri ääres, kõik toimis. 2027 aastast on siis veoselehe standard üle-euroopaline ja me väga tugevalt siis surume, et see juhtuks ruttu ära. Samuti oleme andnud erinevaid toetusmeetmeid välja selleks, et see asi toimima hakkaks ja et meie ettevõtjatel siis tekiks ka rahvusvaheliselt eelis. Nii, Anvar pidi lahkuma, aga ta mainis ka seda tohutut ESG jalajälge, et me ei pea mitte enam käivet deklareerima, töötajate arvu, vaid nüüd veel igasugused ESG näitajaid ka, et kellel seda vaja on, keegi loeb ka seda, nagu Anvar küsis? Jah, kõigepealt siis tuletan meelde, et nii palju õnneks on ajas muutunud, et seda kohustust täna nii suurel ettevõtetest ei tule. Minu teada oli see number kuskil seal 10 juures Eesti vaatest, aga loomulikult on ettevõtteid, kes seda peavad väga oluliseks ja selle tõttu ka siis väga paljud tarnijad ilmselt Eestis on kohustatud või ütleme siis nii selleks, et konkurentsis ellu jääda, peavad vaatama seda ESG aruandlust või siis ütleme oma kestlikku jalajälge. Ja selle jaoks on tegelikult sellel aastal valminud üks väga lahe tööriist. See tööriist ei tee ära ESG aruandlust, ta ei kogu andmeid, vaid ta just nimelt ongi abiks siis ettevõtetele, kes alles astuvad sellesse kestlikule teekonnale, et see tööriist aitab siis ettevõtjal hinnata või õigemini teha esimesi samme selles suunas, et kuidas ma üldse oma kestlikkust hakkan hindama. Ja muuseas selle tööriista kohta saab ka seal EXPO-alal natukene rohkem kuulda. Ja Kadi Ilves Swedbankist räägib üleüldiselt laiemalt, mille jaoks meil üldse seda ESG-d vaja on. Et ma tahaks öelda, et see kohustus ära kadus, ei tähenda seda, et see kuidagi vähem oluline on. Et me paratamatult liigume sinna suunas, et see on tegelikult, see hakkab aina rohkem muutuma konkurentsieeliseks, nii nagu Alvar täpselt samamoodi ütles. Okei, me peame vaikselt kokku ka võtta. Jaa, peame. Et Anvar juba rääkis, meil tuleb veel siin Liinest, räägib tööst automatiseerimise poolt ja siis meil on veel pangad siin kohal, et äkki koostöös saamegi hakkama, äkki saamegi pildi ilusamaks. Ma olen täiesti veendunud selles. No igal juhul, sa veensid mind, et ma panin selle tšeki tagasi ja ma loodan, et ma oma isikliku probleemiga kunagi ei pea ka tegelema. Jah, aga ma siit ikkagi tahaksin ühe sõnumi tänasele konverentsipäevale kaasa anda, et me kuuleme täna väga palju erinevaid lugusid sellest, mida avalik sektor on teinud ja mul on väga hea meel, et siin on ka väga palju erasektori partnereid, kes meiega siis koostöös erasektori poolelt kaasa mõtlevad ja kaasa töötavad. Ja see on saanud just nimelt juhtuda ainult tänu koostööle ja natukene uuendusmeelsemalt mõtlevatele siis inimestele. Aga see mõte, mis ma tahan kaasa anda, on see, et meie, kes me siin saalis oleme ja avaliku sektori poolt ja teenusepakkujate poolt juba mingisuguseid samme teinud selles suunas, siis sellest ei piisa. Nii nagu e-arved ei päästa maailma, kui me neid ei kasuta või kui kasutab ainult, nagu Johannes ütles, et muudkui ootab neid e-arveid, et siis nendest tõesti mingit kasu ei ole. Et see sõnum on see, et kuulake kaasa, mõelge sama kriitiliselt nagu Ahti, küsige häid küsimusi ja olge valmis ka ise neid muudatusi ellu viima siis oma ettevõttes.
soovid sa veel miskit öelda siia lõppu? Jaa, et niisugune see meie sisedialoog on majas ka, et ei tahtnud üldse ettevõtete üle nalja teha. Just. Aga niimoodi ise mõtleme ka ja me võtame kõikide teie mõtteid ja ettepanekuid hästi tõsiselt. Aga meil on 5 minutit üle, mis me räägime reaalaja majandusest, kui me ise ei suuda sellest kinni pidada, nii et me peame vist oma programmi ka edasi minema. Hästi.